Mul on lapsespõlvest saati olnud hingamisega, siis kopsudega probleem. Kopsud on olnud nõrgad. Et kui ma mingi külmetushaiguse saan või midagi, või sügiseni ilm tuleb, siis mul tekib köha ja külmetushaigus sellega kokku, siis ma olen suht nõrk. Ja see on mul läinud kopsupõletikuks välja ja poolaastaks bronhiitideks. Et olen isegi olnud tuberkuloosi haiglas selle tõttu, mis ka seal ei olnud ravile, olin ka topeltaja. Et tol ajal päästis muusika, oli niuke, mis nendest olukordest nagu välja tõi. Aga see on jällegi, et võõra vaimu või kuhugi poole, aga mul olin südames alandlik. Aga nüüd Jumala juurdest tulles ka südames alandlik ja lasin eespalveid teha kõike ja ikka nagu paremaks läinud. Et mõtlesin, mis teema on see. Ja ma otsustasin, et ma lähen vabastusteenistusele, mis tuli väga palju asju välja. See oli 3 inimest, paar pastorit ja tuli välja need patud, tuli välja, mida ma olen Jumala eest tegemata jätnud. Ja see oli oluline, et ma olen just väga alandlik ja ma ei kardaks Jumalat, ma väga kartsin. Aga see oli kuradi rünnak, et hirmutada mind, et ma ei läheks sinna vabastusteenistusele, et ma ei oleks avatud, et ma ei tunnistaks seda. Aga ma lugesin Jumala sõna seal, anti mulle Jumala sõna konkreetselt ette, lugesin seda väga südamest. Mu emotsioonid läksid igal pool laiali. Vabastusteenistajad aitasid mul jälle ennast kokku panna. Ja mul anti Jumala sõna, mida ma pean iga päev lugema. Mul oli 3 asja, mis mul olid suured probleemid ja põhimõtteliselt hetkega läks mul seal hingamine korda. Nagu hingamine sügavaks, ei olnud seda rõhumist. Aga nii kui ma sealt ära läksin, ma olin nagu kergelt šokis, mis toimus ja see kõik, see informatsioon ja see oli nagu nii külluses. Ja kurat ründas mind täie looluga, et hirmutas ära tule siia kogudusse ja ära tee neid asju, mida sa pead tegema. Aga minul oli see, et ma tundsin, et mul läks nagu paremaks, ilmad läksid särama, et sel hetkel, kui ma seal olin olnud, et see on kuradi loll jutt, et ma loen need sõna edasi. Ja seda rohkem ma iga hommik neid sõnu lugesin või õhtul, seda rohkem kurat ründas mind. Ja ma jäin veel haigeks, ma sain mingi külmetushaiguse niimoodi, et see oli nagu isegi nakkav see kõik vaid selle või see oli niuke rünnak oli ka nende inimeste vastu, kes mind seda vabastades püüdsid. Aga see külmetus oli niuke, vabandust, liiga pikalt räägin, et jäin nagu uuesti haigeks, köha tuli korraks nagu tagasi, köhatasin ja kadus ära. Ja nüüd, kuni nüüd üleilmise nädalani, ma külmetasin ennast uuesti. Mul oli tohutu kurguvalu ja nohu tuli ka täiega. Ja tavaliselt tean, kui need asjad on ja kui mul on eriti suure kurguvaluga hakkab see, mul tuleb järel köha, tuleb hästi pikalt ja väga tugevasti ja see võib kesta kuni suveni välja. Ja ma palvetasin ja minu eest palvetati ka ja peale nohu mul seda köha ei tulnud, mis oli nagu ime. Mul olen kogu aeg haige ja siis ma mõtlesin, tegelikult ma ei ole köhinud ka, kui peale vabastusteenistust seda viimast külmetust. Ma ei ole ju köhinud. Mul ei ole hingamisega probleem olnud, mul ei ole võhmaga probleem olnud. Siis ma olin nagu, et see töötab. Ja see on tänu Jumalale, tema sõna lugemisele ja alandlik olemine tema ees. Et tänu sellele, et aamen.